läheme siis oma esimesele matkale täna. Proovime piirduda maksimaalselt 10 kilomeetriga, aga ei tea, mis välja tuleb. Sellepärast, et võib-olla jääb midagi tee peal ette, mis sulle rohkem meeldib. Ja lähed jälle edasi. Nii, meie oleme siis... kohe näitame. Nii, ma näitan nüüd teile ilusat mäge, ma tahtsin neile näidata, aga siis tulid just puud ette. Vaat, sinna tippu tahaks minna. Seal on rist ka. Aga vaevalt, et see meil nagu see reis tehtud saab, seepärast see reis meil on ikkagi tagasihoidlik. Me esimest korda matkame sükeste mägede peal. Et võtame ikka sükesed lihtsamad rajad. Kuigi oli võimalik ka sükest rada võtta, kus sa kätega pidid aitama ennast mäest ülesse. Aga täna me siiski seda ei tee. Vaata, nad on nii rõõmsad praegu mu selja taga veel. Triinu näeb ainult jalgad ette, sellepärast, et ta on väga palav. Aga praegu on 27 kraadi äkki. Ja kell on alles 10. Või ei ole veel 10. Tšau! No kui külm on? On või? Hästi külm või? Selge. Jah, läbi paista. No ma katsun ka. Tõesti, siia paljalt ujuma minna, siis, mitte paljalt tähendab ujuma minna, ma mõtlen. See oleks päris külm. Tõmbaks krampi kohe. Kuigi 30 kraadi on iga päev. Ja väljas on 30 kraadi, aga vesi on jääkülm. Liiga suur pingutus, mul tõmbas ka kohe pea ringi käima. Praegu ronime ülesse. Mitte ülesse, aga üles poole. Nii mõnus on vett, kui on nätki. On. Päiksekreem on kõik läinud. Vaatame, Kosk, jah, see ongi, mida me vaatama lähme. Siit mäest tulevad üles ratastooli vennad. Vaatan mu selja taga. Ma vaatan, kas ma saan zoomida. Ei saa zoomida. Aga selja tagant tulevad ratastooli mehed. Päris vinged sellid. Sõita sellist rada. Siia või? No mine. Sa võid mütsi ka märjaks teha ju. Triinu, ei, järgi tehke tegelikult. Ei. Mis see on? Rahvas tuleb. Vaata ise poole. Oossaraks. Vaadake seda meest. See on kõvasti joonistust teinud. Oot, see on äge. Siin me lähme nüüd koske vaatama. Aga väga libedad kivid on. Ja täiega rahvast paksud täis. Tulevad meile vastu seal. Siin peab kogu aeg jala ette vaatama. Muidu käid ümber. No. Äge. In 60 meters, continue straight. Aga lähme teeme edasi. Siit on kaugelt näha ühte ägedat mäge. Lähme vaatame, kus need vaprad kõnnivad seal. Vaata, kus on puujuured. Ja mul ei ole kontsakinga. In 90 meters, continue straight. Käi nagu Pärnu muuli peal siin. Continue for 200 meters. Päris ohtlik
väga ei tahaks hukkuda siin. Ma ähin nagu oleks viimane hingetõmme. Nii, kosk paistab seal kaugel. Varsti jõuame sinna. Huvitav, miks ma rääkida ei jõua. Imelik tõesti. Continue for 300 Nii, meters. olemegi siis siin. Juga täitsa olemas. Huvitav. Keha täiesti väriseb sellest suurest pingutusest. Aga lähme vaatame. Nii. Kõik on elus terved. Mis selle koha nimi oli? Kahjuks ei seisa meelest, mingi Juga oli S-tähega. Ma pärast otsin üles ja näitan siin. Mä rääkid ja mitä ta tuumaa. Me läheme siia Sarnia skala. Lähme vaatame selle ära siit trepist. Siit trepist pidi olema 250 meetrit tõusu. Aga vaatame, kuidas see päriselt on. Tundub päris äge, aga väga kõrged trepiastmed. Või noh, mis need ei ole trepiastmed, aga astmed. Triinu. Triinu ütles, et ma otsisin väga hea raja välja nende treppide näol. Minul on küll hing täitsa kinni. Kui kõrgel me oleme juba. Saraks. Pidi 250 meetrit tõusu olema. Vaatame. Nüüd on lõpus või? Ma vist tahin nii kõvasti, et midagi muud ei kuulegi. Läbi võtab ikka see matkamine. Ai tahtis kindlasti meile vimkat visata. Ma ütlesin Aile, et kui meil sellest eelmisest rajast jääb natuke väheseks, et kas saab midagi lisaks võtta. Siis ta ütles, et jah, võtke see 4 kilomeetri. Mis siin ikka? Teete ära 250 meetrit tõusu. Ma mõtlesin, mis seal ikka 250 meetrit. See on räige. Ma panen need ära, sellepärast, et mul saab telefon kohe tühjaks. Eks ju. Nüüd tuleb veel üks ülesminek siit. Päris kena. Ma pean seda lihtsalt filmima. Siin peab kõik jala ette vaatama. Ainult väikene tõus. Kus siin peab ikka vaatama? Mille peale sa astud? Raisk. Jalad on juba täitsa tundsid. Meil on nagu peaaegu nagu kalju ronimine siin.
Triinu kahjuks juba läks. Aga ütleme, et ikka käpukil tuleb üles minna. Ja kui me nüüd näeme seal seda ilmaratast, oota ma isegi praegu siin ei näe, siis meie elamine on selle ilmaratta juures. Me oleme nii kaugel, jala tulime muideks siia. Mitte ei tulnud bussiga ega rongiga ega muu asjaga. Ma ütleks, et jalad ikka natuke värisevad sellest ronimisest. Vaadake nüüd neid kangelasi. Ja jalutasime ära Mäkke. Me veel täpselt ei tea, palju kilomeetrit me kokku jalutasime, aga igatahes kuskil 1500 meetri kõrgusel oleme ja väga kõrged tõusud olid. Me oleme suht käpukil vahepeal maas. Näe, ma olen ka siin. Ausõna, meiega ei ole see välismaa laps kaasas, kes räägib palju siin taga. Aga näete, siin käivad ka inimeste hordid. Kus meie kodu on? Meie kodu on seal all. Seal all, vaateratta juures. Me peame sinna tagasi jalutama. Siia jalutasime mitu tundi, Triinu? 3 või? Ja helikopter. Kedagi on vaja päästa. Vaata, see helikopter on vist madalama. Jah, issa ma ei näinud, ta läks selle nuka taha kuskile. Päris võimas vaade on küll. Mõni lennuk võiks küll tulla nüüd. Resilennuk. All lähevad inimesed, me läheme ka seda rada pidi alla sealt. Sealt me ka tulime vahepeal. Kõik või? Jak tam, kochanie? Dobrze? Noh, teeme siis ühe ilusa filmi ka ära. Mis sa ütled? Ütled ka midagi? Jah. Juhu, mõtlesin, et alla tee tuleb pikk ja väsitav. Pikk. Jah, veremõitse suus. No viimased meetrid. Noh, mis kõrgus on siis? Mida? Mis kõrgus on lõppkõrgus siis? 1303 äkki oli või? Jaa, aga see oli seal. See oli seal allpool natuke. 1500. Võib-olla küll me tulime suht järsku ülesse. Nii et võimas oli. Vaata, kas sa näed seda ilmaratast seal näidata? Selle maja juures me oleme, elame. Või selle ilmaratta juures me elame. Ja sealt me tulime jala. Siia. Isegi õudne mõelda, me oleme jala sinna alla. Tagasi.